Tõesti, mul on siis au olla täna viimane. Ma loodan, et te jõuate veel mind kuulata. Ma püüan teha kiiresti ja muidugi arusaadavalt, et teil oleks siis ka huvitav seda juttu kuulata. Et jah, mina olen täiskasvanute endokrinoloog ja nagu siin minu kolleeg Ülle Einberg lastehaiglast juba mainis, et Turneri sündroomiga patsiente on päris omajagu arvutuslikult ja kaugeltki kõik ei ole nad meie juurde jõudnud. Ehk siis diagnoosimata patsientide hulk nii meil kui ka teistes Euroopa riikides võiks olla päris suur. Et on mõned üksikud riigid, kes on paremini hakkama saanud. Taanis näiteks on see asi päris kenasti joone peal. Ja neid patsiente on palju leitud ja nendega saab tegeleda. Ehk siis kõik ravimid tegelikult, täna on räägitud ju ravimite kättesaadavusest siin, et kõik ravimid, millega me neid Turnereid ravida saaksime ja aidata, need on ju olemas. Aga vaja on, et need patsiendid jõuaksid meie juurde. Siis me saame neid aidata, saame neid jälgida ja ravida. Ja muidugi hilinenud patsiendid jäävad paljustki ilma, jäävad kindlasti ilma kasvuhormoonist, jäävad lühikeseks ja see pikkuskasv on väga oluline nende täiskasvanu elus, ehk siis elukutse valikul, ka raseduse kandmisel on oluline, et mingisugune pikkus inimesel ikkagi oleks. Ja muidugi siis ka hormoonasendusravi jääb tegemata, kui patsient ei tule. Et üleminek siis lastelt täiskasvanute võrgustikku. See on tegelikult üks selline võtmeküsimus, kust me saame päris hästi ravitud lastearstide poolt patsiendid, et kõik, kes tulevad meile lastearstide poolt üle, on superhead patsiendid. Kes aga kaovad ära või keda ei ole diagnoositud õigel ajal, et nendega on nagu rohkem probleeme. Ja selleks ajaks, kui nad tulevad, et me kindlasti tahame, et oleksid tehtud siis südameuuringud, oleks tehtud siis nii ehokardiograafia kui ka MRI uuring, mis siis uue ravijuhendi järgi peaks olema tehtud kuskil 13. eluaastaks. Ja muidugi see raviplaani arutelu, olemasolevate haiguste ravi ja viljakuse hindamine ja võimalik ravi, siis kõik see on selline arutelu küsimus, mis peaks algama ikkagi lastearstide juurest ja muidugi ei ole see selline ühe visiidi küsimus, ühemomentne lahendus, et sellest oli siin ka varemalt juba juttu. Ja mida me peame täiskasvanud Turneri patsiendiga siis tegema? Hästi palju haigusi, mida me peame jälgima. Ja nagu ka Ülle ütles, et ei ole kõigil patsientidel kõik haigused. Aga kõikide nende probleemide suhtes me patsiente jälgima peaksime. Ehk siis südamehaigused, klapirikked, suuremate veresoonte haigused, kindlasti hüpertensioon, ja selle õigeaegne ravi alustamine, kaalu jälgimine, ravimine, diabeet ja prediabeet, hormoonasendusravi, siis kõik need järgmised, et ma neid ühe kaupa siin ette lugema ei hakka, aga vaatame korra siis nende slaidide peale veel, et mida me siis peaksime täiskasvanud Turneril kindlasti vaatama. Ehk siis kindlasti, nagu me teame, et kõige suurem probleem ja kõige suurem risk on ikkagi südametervis ja kardiovaskulaarsete probleemide leidmine. Ehk siis me teame, et umbes 50% tüdrukutest omab sellist kaasasündinud südameriket, on see siis kahehõlmane aordiklapp, rinnaordi kitsenemine, aordikoarktatsioon või siis ka aordianeurüsm, mis on tõsiselt ohtlik seisund. Ja eriti keeruline on siis nende patsientidega, kellel on kombineeritud probleem, kellel on siis kõik kas 2 või 3 nendest sagedamini esinevatest südameriketest kombinatsioonis.
Ja siin on erinevates ka artiklites välja toodud, et nendel patsientidel tõesti esineb rohkem äkksurmasid just aordianneurüsmi rebendite tõttu noores eas, kuna seda ei osata kahtlustada. Et siit siis ka uues ravijuhendis on öeldud, et iga rindkerevalu noorel naisel vanuses 30-35 aastat, kuskil seal vahemikus, kindlasti tuleb sellele tähelepanu pöörata ja teha õigeaegselt uuringud. Nüüd kaasasündinud südamerikkeid on rohkem nendel patsientidel, kellel on klassikaline karyootüüp ehk siis 45X0 ja võib-olla siis sellised stigmad, mis selle klassikalise tüübiga kaasas käivad, ehk siis selline näiteks laia kaelaga patsiendid. Et kui meil on klassikaline karyootüüp ja stigmasid rohkem, et siis me kindlasti peaksime südameuuringud õigel ajal ära tegema. Samas, kui meil südamehaigusi ei ole ka mingeid piiranguid spordiga tegelemiseks ja füüsiliseks aktiivsuseks. Kõrge vererõhk on üks selline natuke salakaval teema nende patsientide puhul, sest seda on küllaltki palju ja see algab küllaltki vara. Ehk siis päevane vererõhk võib olla korras, öösel samas uneajal, kui vererõhk peaks langema, ta ei lange ja seda me saame teada siis tõesti ainult siis, kui me teeme selle ööpäevase vererõhu monitooringu. Nii et kui esineb mingi südamerikke kahtlus või see südamerike on diagnoositud, siis vererõhk tuleb kindlasti õigel ajal ravida, selleks et vältida siis ootamatuid tüsistusi. Nüüd vere hüübimisnäitajate osas ei ole Turneri sündroomiga patsientidel kõrgemat tromboosiriski ja ka mitte verejooksu-riski, et seda ei pea uurima enne östrogeenravi alustamist. Ja ka kolesteroolide osas me teame, et neil on sagedamini kõrged kolesterooli väärtused, aga siin on tähtis jälle vaadata sinna kõrvale, et mis on siis kilpnäärme funktsioon, et kui kilpnääre on alatalitluses, siis juba see võib olla kõrge kolesterooli tekkimise põhjuseks. Et erilist tähelepanu täiskasvanud patsientidel siis tuleb pöörata neile raseduse ajal, kui patsiendid on rasedaks jäänud ja IVF-protseduuriga sagelisega õnnestub, siis siin on jällegi see, et me peame teadma, mis on südameseisund, milline on vererõhk, millised on selle patsiendi riskid ja kindlasti multidistsiplinaarne meeskond selle patsiendiga tegelema peab. Nüüd mainisin ka enne ülekaalulisust ja rasvumist, et lühikese kasvu tõttu, mis neil sageli on nendel patsientidel, on neil ka madalam siis kalorite põletamise võime ja kaalu hoidmine Turneri sündroomiga patsientidel on küllaltki raske elu jooksul, ehk siis siit tuleb selline eluaegne suur töö tegeleda siis ka oma kaalu hoidmisega. Et siin me kindlasti saame neid aidata. Ja diabeet, prediabeeti on peaaegu pooltel, teist tüüpi diabeeti ka päris paljudel, insuliindefitsiitsust on neil vähem. Väiksemaid ja suuremaid neerude väärarenguid, mis tegelikult nende elukvaliteeti oluliselt ei häiri, maksafermentide tõusu ka täiskasvanutel sagedamini ja gluteenitalumatust, silmaprobleeme ja neil on ka rohkesti sünnimärke mõnel patsiendil tõesti, kuid samas on teada, et see pahaloomustumise aste nendel sünnimärkidel on küllaltki madal. Kuulmisnõrkust, just sensoneuraalset kuulmislangust, see on päris tavaline ja kuni 80% tekib ta siis ka sagedamini kui tervel inimesel ja progresseerub kiiremini ning siin siis sellele tuleb ka õigel ajal tähelepanu juhtida, sest patsient ise sageli sellest ka aru ei saa, et seda võib ka vastuvõtul teinekord märgata, et patsient ei kuule ja ise sellest tegelikult aru ei saa. Osteoporoosi ärahoidmiseks on väga oluline hormoonasendusravi ja pikaajaline hormoonasendusravi, nii nagu siis ka viljakusraviks ettevalmistuseks. Et kui kenasti siis seda
östrogeenasendusravi teha, D-vitamiini asendada, siis sageli neid bifosfonaate nendel kasutada ei olegi vaja ja jälgime densitomeetriaga. Kilpnäärme funktsiooni osas on kindlasti vaja jälgida, sest vähemalt pooltel on autoantikehad ja kolmandikul on siis kilpnäärme alatalitlust, et seda kindlasti tuleb ka silmas pidada. Et viljakust mainides siis spontaanseid rasedusi võib olla vähem kui 5% patsientidest ja selles osas juba siis küllaltki vara tuleb patsiente nõustada, et nende fertiilsus langeb aastatega väga kiiresti. Eriti siis mosaiiksetel Turneri sündroomiga patsientidel, kellel on võimalikud ka spontaansed rasedused, et nad võiksid siis ikkagi küllaltki varakult selle raseduse saada, kui see nende elusoovidega muidugi kokku käib. Ja siis IVF-protseduurid, mis on siis soovitavad, ka adopteerimist soovitame nendele patsientidele ja siin ka meie Turneri ühingus on selles osas siis patsientega nõustatud. Sellega kaasneb siis ka mitmeid juriidilisi probleeme. Ja siin on siis ka mul tabelisse pandud lihtsalt, ma ei hakka seda ka ette lugema, et siin on igal aastal tegelikult nende patsientidega midagi vaja teha, et jälgida neid erinevaid aspekte ja tegeleda nendega, et kuidas me need patsiendid, kõik need 350 siin Eesti peale üles leiame, see on eraldi küsimus, aga võib-olla meie Turneri ühing ka natukene sellele kaasa aitab, levitades siis seda teadmist selle haiguse kohta. Et natukene ka selle haiguse sellistest sotsiaalsetest aspektidest, et üldiselt saavad need patsiendid päris kenasti sotsiaalselt hakkama, nad töötavad päris heade töökohtade peal, kes paremini saab hakkama, kes natukene halvemini, aga neid on ka minu kolleegide seas, et nende on arste, on õdesid, on logistikuid, on igasugu toredaid elukutseid pidavaid inimesi. Aga üldiselt kipub olema ikkagi neil sellist rohkem isoleeritust, rohkem enesesse sulgumist, nad on harvem abielus, on vähem sõpru. Ja selline isoleeritus tõesti tekitab selliseid depressiivseid perioode, kus siis ma ka mainiksin ikkagi ära selle meie Turner Eesti ühingu, et võib-olla see natukene aitab neid patsiente, et kokku tulla ja rääkida oma muredest ja aru saada siis kuidas on kergem koos edasi minna. Ja mis ma siis arstina veel ütleksin, et mis on nagu oluline, loomulikult on oluline koostöö patsiendiga, koostöö kindlasti meie heade lastearstidega, perearstidega ja mingil perioodil siis ka gynekoloogidega, viljatusraviarstidega. Et lastearstidelt siis tõesti see see transition kliinik või siis see ülemineku kliinik, kus me neid patsiente kenasti siis üle võtame, et meil ei ole see protsess täiuslik, aga me teeme seda ja me teeme seda tegelikult juba aastaid, et kindlasti me saame seda parandada. Aga väga hea on, kui lastearstid meile juba hästi ravitud haiged üle annavad. Et raskem on natukene perearstidega, kes sageli seda patsienti võib-olla oma nimistus ka ära ei tunne. Ehk siis märksõna võib-olla Turneri sündroomiga patsiendi puhul võiks olla, et ebatavaliselt lühike naine. Et võib-olla peaks nagu mõtlema, et mis selle taga on, et kas perekond on sama lühikese kasvulised või on seal mingi haigus. Ja muidugi patsientide teadlikkuse tõstmine, patsientidele pakub see siis võimalust elada täisväärtuslikku elu ja siin jällegi meie Turneri ühing kindlasti saab üht-teist ära teha. Pakkuda koolitust, paremat arusaamist ja paremat toimetulekut. Ja veel kord, et kuidas siis leida tee endokrinoloogini, kuidas hoida kontakti, et vahel kui see süsteem hästi ei toimi ja registratuurist öeldakse kogu aeg, et aegasid ei ole, arsti juurde ei saa, et helistage uuesti.
Siis väga hästi toimiv süsteem on arstide vahel siin meie e-konsultatsiooni süsteem, kus perearstid saavad meile saata ja eriarstid eriarstile saavad saata. Nii et siin me oleme väga palju patsiente vahetanud. Ja tagasikutse saatekirjad saame neid kenasti tagasi kutsuda ja kontakte jagada. Nii et on patsiendid, kellele me ka oma kabineti otsenumbreid vahel anname. Ja kuidas siis need patsiendid oma elus üldiselt hakkama saavad, nagu ma ütlesin, saavad hakkama päris hästi, mõned rahuldavalt, mõned paremini, aga võib minna ka nii, et väga hästi. Ehk siis võib-olla tunnetasin keskmise pildi peal ära ühe näitlejanna, kes on omal ajal ka Oscari auhinna saanud, et olete vaadanud vahel mõnda kriminulli, siis Linda Hunt on seal mänginud sellist detektiivi Turneri sündroomiga 45X0. Et mina tänan teid. Suur tänu. Suur aitäh.